Tere kõigile, suur tänu võimaluse eest siin rääkida. Igaühe loodushoid, igaühe looduskaitse on midagi, mis mul on väga südamelähedane olnud juba pikki aastaid ja mul on hea meel, et see saab aina rohkem selliseks igapäeva sõnaks, igapäeva väljendiks. Et see on tõesti tore, sest kuidas muidu me saamegi. Kas minu ettekanne on siis koos Tsippe Aavikuga, kes on minu kolleeg Tartu Ülikoolist, kus me mõlemad juhatame maastikeelurikkuse töörühma, mille eesmärk ongi siis tuvastada võimalusi elurikaste inimsõbralike tootmiseks ja siis samal ajal ka inimese ja looduse ühendamiseks vajalike maastike loomiseks ja looduskaitseks. Et nende teemadega me selles töörühmas tegeleme. Kui alustada natukene kaugemalt, siis see, miks me täna räägime ka igaühe loodushoiust ja nendest võimalustest, mis meil linnaruumis avanevad, need ju tulevad tegelikult ühest suurest põhjusest. Et nimelt me elame suurel maastikumuutuste sajandil, suurel inimmõju sajandil, kus meie roll ja meie jälg loodusele on suurem kui kunagi varem ja täna on meieni jõudnud siis ka tarkus, et see ei ole võib-olla pikaajaliselt jätkusuutlik ja siin tuleb midagi ette võtta. Üks selline ökoloogiline teadmine, mis meil on see, et just maakasutuse muutus, maastiku muutused ongi peamiseks teguriks ka elurikkuse probleemidel ja elurikkuse hävimisel. Nii et kogu see komplekt sellest, kuidas me maaga ringi käime, kuidas me käime ringi enda ümber olevate ruutmeetritega, hektarite ja ruutkilomeetritega, et sellest sõltub ka meie kaasteeliste, kõigi teiste liikide seisund. Olen ise olnud osaline sellises raportis või teaduspaneelis, mis on üsna sarnane rahvusvahelisele kliimamuutuste paneelile, on siis elurikkuse ja loodushüvede paneel, mis hindas elurikkuse seisundit nii globaalselt kui ka Euroopas ja sellelt jooniselt, mis on täis punaseid noolekesi, peategi vaid välja lugema seda, et kõigis Euroopa ökosüsteemides viimase 50 aasta jooksul on elurikkus ja elurikkuse näitajad langustrendis, kaasa arvatud siis näiteks linnaökosüsteemid, mis on see kõige alumine. Need erinevad jämedused joontel ja erinevad punasuse astmed tähendavad erinevaid selliseid taustasid igal joonekesel, aga mida siit tähele tuleb panna, et väga suurt rõõmustamist meil ei oleks, rõõmustamist meil ei ole põhjust, sest et rohelisi või selliseid lillasid jooni, mis näiteks stabiilsust või tõusu, siin joonisel ei olegi. Ja kui miskit langeb kogu aeg, siis ega ta ju lõputult langeda ei saa. Seesama elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu ütles üsna selgelt, et elurikkuse kadu, elurikkuse seisund on meie suur globaalprobleem, suur väljakutse, mis hakkab seadma ohtu ja on juba seadmas ohtu nii inimeste ja meie majanduste jätkusuutlikkuse, meie võimekuse toitu toota, meie üldise heaolu, sest et elurikkus ja loodus ja inimene on omavahel tihedalt seotud. Nad pakkusid välja ka hulgaliselt lahendusi ja see ongi üks koht, mille jaoks me siin oleme, et neid nende samade lahenduste üle arutada. Nimelt me peame jõudma sellisesse arusaama, sellisesse seisu, kus me arvestame loodusega igas eluvaldkonnas ja seame selle tema asjakohasele õigustatud kohale oma kõigis otsustes. Ehk siis elurikkuse ja looduse hüvede, ehk siis kõigi nende looduse omadustega, millest me ise sõltume, nendega arvestamine peab saama meie igapäeva elu osaks, peab integreeruma meie kõikidesse otsustesse. Ja üks tähtis sõnum on veel see, et kliimamuutust, mis on nüüd lõpuks ühe globaalprobleemina, suure globaalprobleemina meie kõigi kõrvu jõudnud, kliimamuutust ja looduskeskkonna hävimist ei saa lahutada. Need on ühe ja sama mündi kaks poolt ja ka lahendused nendele peavad toimuma käsikäes. Sageli me sukeldume
mingitesse lahendustesse, mis on lühinägelikud, mis teevad loodetud kasu asemel hoopis pikaajalist kahju, näiteks elurikaste ökosüsteemide hävimine mõne kliimalahenduse eesmärgil ei saa olla pikaajaliseks lahenduseks ja selleni ei tohiks minna. Nii et üht väljakutset ei saa lahendada teisega ja vastupidi, loodus on meie väga suur liitlane kliimamuutuste leevendamisel, kliimamuutustega võitlemisel. Ilma elurikka looduseta ausalt öelda poleks meil ja ei ole meil lootustki. Linnad, kus aga aina suurem osa elanikkonnast elab, on siinkohal võtmetähtsusega. Siin on mitu tähtsat omadust, miks linnad on võtmetähtsusega ja üks nendest, ma kõiki neid ka natuke puudutan, aga üks nendest on see, et linnad on inimese lähedal ja see, mis toimub linnades, kujundab ka meie väärtusruumi ja kujundab meie otsuseid, kujundab meie elu ja meie laste sellist nägemust, mis on loodus, mis on vajalik kaitsta, kuidas edasi minna. Et teadlased kutsuvad seda ühte sellist nähtust nagu baastaseme nihkumine. See on üks oluline tegur, mis siis täpsemalt tähendab seda, kuidas me seadistame oma standardid maailma kohta selle järgi, mida me ise ümbritsevas parasjagu kogeme ja mida me oleme kogenud oma lapsepõlves ja mida kogeme me igapäevaselt. Ja inimesed on üsna adaptiivsed selle standardi seadmisel ja niimoodi hakkame me üsna kiiresti aktsepteerima ka vaesuvat ja vaesunud ümbrust, hakkame pidama normaalsuseks vaikinud linnulaulu või vähem lärmakaks muutunud metsasid ja põldusid ja sellise vaikse aktsepteerimisega me tegelikult kustutame enda võimalused märgata ja näha vajadust looduse taastamise järgi. Seda kõike saabki lahendada ka linnades, sest et seesama loodus peab olema meie lähedal, et me ei kaotaks seda suhet, et me ei normaliseeriks seda, et loodust ei ole meie ümber. Linnadel on inimestele oma linnade loodusel ja elurikkusel on inimestele väga suur tähtsus, nagu siin juba sissejuhatuses ka hästi välja toodi. Rohealad, loodus tervikuna, erinevad säilinud jäänuk elupaigad, vahel isegi on looduskaitsealad linnas, nendel kõigil on suur roll nii looduse hüvedele linnas, ehk siis sellistele looduse omadustele, mis teevad tegelikult elu ja keskkonna meile elukõlblikuks. Paljude rohealadega või hea kvaliteediga rohealadega linnades on puhverdatud erinevad saastajad, müra, valgussaaste, õhusaaste, kaitse üleujutuste eest, põua- ja kuumalained, need on kõik väga sellises otseses seoses sellega, et kui palju meil on linnas loodust ja kui palju on kividega kaetud alasid või lihtsaid muruplatse. Ja siis seesama side looduse ja inimese vahel, millest ma alustuseks rääkisin, et selle tähtsust ei saa ega tohi alahinnata. Aga nüüd leiavad teadlased, just viimane aastakümme on toonud väga suuri murranguid sellistes teadmistes, mis näitavad väga tugevat sidet inimese tervise ja ümbritseva looduse vahel ja eriti just lapsepõlves kogetud looduse, lapsepõlves kokku puutunud looduse ja inimese pikaajalise kogu elukestva tervise vahel ning nii vaimse kui ka füüsilise tervise vahel. Inimene nimelt on evolutsioneerunud koos loodusega, ta on arvestanud sellega oma mikrofloora ülesehitamisel. Meie kogu organism on tegelikult selline, mis paneb ennast kokku elurikkast loodusest. Ja seesama mikrofloora, needsamad kaasteelised, keda me endaga kanname, nemad on suureks osaks meie nii vaimsest kui füüsilisest tervisest.
Vaimse tervise puhul võib, nii on siis näiteks isegi Eestis leitud füüsilise tervise puhul, et need lapsed, kes on varakult pärast sündi kolinud või elanud maapiirkondades, metsade ja põllumajandusmaastike lähedal, et nende pikaajaline allergiate esinemine on ja astma esinemine on palju väiksem, et seda on nii Soome kui Eesti laste puhul leitud. Soomes leiti ka tugev seos näiteks taimestiku liigirikkuse, maastikus oleva taimestiku liigirikkuse, koosluste mitmekesisuse ja laste naha mikrofloora elurikkuse vahel. Ja see mikrofloora elurikkus ise mõjutas siis jällegi laste nahatervist ja allergiate esinemist, näiteks atoopilist dermatiiti oli palju vähem. Et need on sellised põgusad pealiskaudsed näited, et me alles ju oleme avastamas kogu seda kompleksset seost, mis on inimesel ja loodusel, aga selge on see, et me seda ohtu panna niisama uisapäisa kindlasti ei tohi. Vaimse tervise puhul võib igaüks teha ise sellise katse, minul töötab see päris hästi, praegu see ei ole päris hea teha, aga nimelt on üks teooria selline, et meie aju on ehitatud niimoodi evolutsiooniliselt, et me oleme rahulikud ja et aju on kõige puhanumas olekus siis, kui me vaatame sabisevaid puulehti ja miskit rohelist sellist loodust. Ja samas, kui me vaatame selliseid geomeetrilisi struktuure, nagu me oma linnasid praegu ehitame, et siis tegu on meile evolutsiooniliselt võõra nähtusega ja see siis tekitab meis kogu aeg sellise protsessimise tunde, et mis toimub. Ja seda katset saab igaüks ise teha, et minule tundub see küll nii toimivat, et suunata pilk sellisest geomeetrilisest tänavanurgast autode ja kividega suunata siis rohelusele või näiteks puulehtedele ja vaadata, kuidas enesetunne muutub. Et minul muutub, praegu ei ole seda võib-olla väga hea teha, seda katset. Aga niisiis, et linnalooduse puhul on linnalooduse tähtsus, on nii ökoloogiline, ta on majanduslik, sotsiaalne, ja on inimeste tervisele äärmiselt oluline. Ja Tartus me alustasime sellise projektiga nagu hakkasimegi vaatama linna mulla elurikkust ja püüame seda järgnevate aastate jooksul seostada tartlaste looduskogemuse ja ka tervisega. Vähe sellest, et linnade loodus on tähtis inimestele, loodus linnades on tähtis ka loodusele endale. On üsna sage olukord, kus me maastikus, seal, kus päris loodus siis võiks olla, oleme me oma maastikud muutnud päris üksluiseks, et siin on näiteks pilt Tartust paremal pool ja samas skaalas pilt Tartu ümbruse põldudest Vasula kandis, et need on täpselt ühes ja samas skaalas, need pildid, aga mis siit kohe silma torkab, on see, et üks neist on palju heterogeensem, palju mitmekesisem. Ja kui me räägime erinevatest nišidest, erinevatest võimalustest, erinevatele liikidele, siis tegelikult me võiksime teha ka oma põllumajandusmaastiku mitmekesiseks ja me selle eest oleme palju rääkinud ja tugevalt seisnud ja see on väga oluline, aga seda pilti vaadates on ka selge, et ka linnaruumis meil on väga palju võimalusi mitmekesisust luua elupaikasid teistele liikidele, hoida loodust enda ümber, sest et juba linna endasse on see mitmekesisus, heterogeensus juba sisse ehitatud. Rääkimata sellest, et väga paljud liigid sobivadki linna meiega kokku. Näiteks pärandniitude liigid, keda on Eestis peaaegu pool võib-olla kõikidest liikidest, vähemasti taimeliikidest, paljudest putukatest, tolmeldajatest, need sobivadki elama koos inimesega, nad on teinud seda aastatuhandeid ja nad on see osa elurikkusest, mis toetab nii meid kui toetab suurt osa looduse toimimisest. Nii et me saame tuua linna palju elurikkust, mis meid sugugi ei sega, vaid vastupidi täiendab meid. Seni linnade loodus võib-olla pole erilist tähelepanu saanud, et me tegelikult ei ole väga spetsiifiliselt ikkagi pööranud tähelepanu sellele, et meie rohealade pindala oleks piisav,
või siis sellele, et nende rohealade kvaliteet, mis on vaata, et võib-olla kõige suurem probleem, et nende rohealade ökoloogiline kvaliteet oleks piisav, et sageli me lihtsalt raiskame neid rohealade ruutmeetreid mitte millelegi sellisele kehvale pindalale, siis millele ei ole tähelepanu pööratud, aga peab hakkama pöörama linnalooduse sidusus, rohealade sidusus, see on oluline nii looduse jaoks, et oleks kvaliteetsed rohealad piisavalt tihedasti, piisavalt ühendatud, aga see on oluline ka inimeste jaoks, inimestel peab olema võimalus kogeda loodust iga natukese aja tagant, kui ta linnas käib, sest siis on linn, elamisväärne linn, et seesama sidusus, ligipääs igaühele, võrdne ja õiglane ligipääs igaühele linnas olevatele rohealadele ja loodusele on inimõigus. Mida me kipume armastama, on muru ja kõvakate kui selline peamine lahendus. Ikka kiputakse endiselt, võib-olla me oleme alles algusjärgus, aga endiselt me räägime või sellistes ehituslahendustes või ka haljastuslahendustes võtame need kõige pikaajalisemalt püsinud, kõige standardsemad kivi- ja muru lahendused. Ja mida me veel oleme kehvasti teinud, on olemasolevate looduslike alade väärtustamine. Kui on tegu looduskaitsealaga, mis on pikalt kestnud, siis küll, aga näiteks sellise vähem looduskaitselist fookust omavate rohealadega või ütleme looduslike aladega, näiteks kas või mingite kahjustunud alade või kujunenud jäätmaadega või et nendele eriti tähelepanu ei pöörata ja neid ei osata eriti väärtustada. Et see kindlasti peaks muutuma. Siin on ka mõned pildid, siis, mis ma tegin aastaid tagasi, ma olen neid ringeldanud siin ja seal, et Tartu linnast ühel kuumal suvepäeval, kus on hästi selgelt tuleb välja see kõvakattega pindade ja kas või muru ja linnahaljastuse tähtis roll ka kliimamuutuste tingimustes ja sellistes olukordades, kus meie suved toovad meile aina sagedamini selliseid kuumalaineid nagu toona. Üks tore termin, mis mulle meeldib, on plandscaping, mille ma leidsin ühest blogipostitusest, mis põhimõtteliselt tähistab kasutamata võimalust, raisatud pinda, kus me võtame selle väärtusliku piiratud ala, mis meile on ju antud üldse inimkonnana või siis linnas või meile siin Eestis, need ruutmeetrid on ju loetud. Me võtame selle ja raiskame võimalused, mida me saaksime nendel rakendada. Eesti keeles võiks ta siis olla vaesestav haljastus, ma küll tahtsin panna vaeghaljastus või väärhaljastus või väärkasutus, aga siis ma rääkisin ka Eesti Keele Instituudiga ja nemad ütlesid, et vaesestav haljastus on see kõige õigem sellisel puhul, aga vältigem seda vaesestavat haljastust ja nende väärtuslike ruutmeetrite, hektarite ja ruutkilomeetrite raiskamist. Raiskamist, võimalust luua neid multifunktsionaalsena, mitmeotstarbelisena. Nii, et saab ka maja, aga saab ka muud. Et ma loodan, et me jõuame sinna. Kus elurikkus linnas on? Et elurikkus on linnas kõikjal, kus tal lastakse olla ja kus üle ei pingutata, kus on natuke rohkem raiskust või spetsiaalset fookust elurikkusele. Ajaloolised elupaigad, isegi väga väikesed, on ülim väärtus, isegi kui nad on degradeerunud. Ma arvan, et Elin räägib täna midagi põnevat kindlasti. Kui tähtsad on kas või väikesed paigakesed, me teame paljudest töödest seda, kui lõputult mitmekesisem võib olla kas või ühe puu või ühe väikese niidulaiguga seotud elustik võrreldes sellega, kui seda seal ei ole. Jäätmaad, mahedad tootsipeenrad, linnaaiandus, sellest oli siin juttu, need on kõik aspektid, seal on mul mingi segadus, ma vaatan, kõik aspektid, mis aitavad loodust linnas hoida ja loodust linna tuua. Kuidas siis elurikkuse seisundit linnas parandada? Et eks ikka läbi nende samade hoobade, läbi maakasutuse, läbi meie tarkade otsuste, me saame teha paremad rohealad. Et milline on hea roheala? Hea roheala on see, mis on mitmekesine, näiteks struktuurselt mitmekesine, tal on palju erinevaid eluvorme põõsastest puudeni, taimedeni, kõike on.
on loodud erinevaid võimalusi ka inimestele seda mitmekesisust hinnata, mitmekesiselt seda sama roheala kasutada, ehk selline põimimine, integreerimine ja mitmekesistamine. Rohealad peavad olema sellised, mis rikastavad linnaruumi, mis ongi planeeritud nii, et nad teadlikult adresseerivad vajakajäämisi ja loovad just nendesse kohtadesse, kus on puudu, loovad uut väärtust. Eriti super oleks, kui rohealad panustaks nende samade rohealade enda ökoloogilisse toimimisse ja sidususse ja panustaksid ka kas või nähtamatult inimeste vaimsesse tervisesse. Näiteks, miks me võiks kujundada linnasid niimoodi, et inimene on sunnitud oma tavapärastel teedel läbi minema rohealadest, isegi kui see on pisikene, isegi kui see koosneb 3 puust ja 2 lopsakast peenrast või veelgi väiksem, aga ta peab sealt läbi minema, sest et ta muidu ei saa ühest kohast teise, näiteks, ma ei tea, Balti jaamast ei saa kesklinna. See vist isegi on niimoodi hetkel. Aga see on nähtamatu kogemus, mis täiesti märkamatult parandab inimeste tervist, emotsioone ja loob seda väärtust, mida me tegelikult vajame. Et sageli me ei peagi inimesi suunama, või vastupidi, et nad ei pea minema, vaid neid saab suunata läbi ja sellega aidata kogu elanikkonda. Ja väga oluline siis on senisest suurem fookus erinevate elupaikade, päris looduslike elupaikade säilimisele ja taastamisele ka linnaruumis, nagu näiteks need samad veised seal Pärnu rannaniidul. Veel on hästi oluline kohaliku looduse integreerimine, nagu ma põgusalt puudutasin juba, kohaliku looduse integreerimine maastiku ja linnaplaneerimisse, ehk siis ehitiste rajamisse saagu see ometigi standardiks, et kui võetakse ette mõni suur infrastruktuuri objekt või mõni suur hoone kunagisele ükstapuha kas või jäätmaale, et see oleks koheselt, et see integreeriks koheselt vajaduse maksimeerida loodusväärtus ka. Et see oleks standard, et see oleks kohustus, et see oleks normaalsus. Ja linnadele elurikkuse arengu ja rakenduskavad võiks olla samuti midagi, mida iga linn võiks nüüdsest teha, kus ta väga teadlikult mõtleb läbi, kuidas Rakvere, Võru, Paide, Tallinna elurikkus, kuhu ta kujuneb, kuidas teda soosida, kuidas teda hoida ja väärtustada. Tahaks ka arvata, et 21. sajand on igaühe looduskaitse sajand, sest et riiklik looduskaitse ja looduskaitsealad on olnud ja jäävad olema absoluutselt hädavajalikud selleks, et loodust hoida. Seda me näeme praktiliselt igal pool, kõikides maastikuanalüüsides, mida me teeme, kui loodust ei ole kaitstud, siis teda ka ei säili. Aga me saame ka teisiti, me saame teha nii, et loodus säilib ka seal, kus ei ole looduskaitseala. Et ei oleks sellist dihotoomiat, et ühel pool on siin hoiame loodust, aga ülejäänud 80% võime kas või asfaldiga üle valada. Et see ei peaks olema nii. Igaühe looduskaitse saab olla igas eluvaldkonnas, saab olla iga inimese, iga lapse, iga elaniku, iga aiaomaniku, iga rõduomaniku, iga ühe omavalitsuse, asutuse kohus ja roll ja võimalus ja uhkus aidata loodust. Mul on tunne, et meie väärtused muutuvad ka juba natuke, et võib-olla need standardid, mis meil veel paar aastat tagasi olid, hakkavad natukene juba nihkuma, et võib-olla võiksime mõelda, et kas Vikat kuulub taas linnaruumi, miks mitte, võib kuuluda küll, et selliseid uusi algatusi aina levib. Kui jälle nüüd päris suurde pilti siin lõpetuseks tagasi minna, siis
siis selleks, et seda liikide väljasuremiskõverat painutada, peamegi me asuma integreerima looduskaitset, nagu seda päris looduskaitset, millega me seni oleme tegelenud väga loodussõbraliku maakasutusega igal pool meie ümber. Et ainult nii õnnestub meil see väljasuremiskõver pöörata tagasi, pöörata sinna, kus ta pakub meile jätkusuutlikku elu. Ja ma kutsuksin selliseid kohti, kus me hästi teadlikult kõikides maastikes mõtleme elurikkusele ja loodusele, rikasteks maastikeks, rikasteks linnadeks, jagatud maastikuks, sest nagu me just nägime, see jagamine, see integreerimine on võimalik ja mitte ainult võimalik, vaid ka vajalik. Siin on paar pildikest sellest ühest rakendusest, mis me tegime, et aidata teid kõiki selle igaühe looduskaitsega toimetada, et rohemeeter.ee on selline veebileht, kus saab hinnata siis oma ümbruskonna loodussõbralikkust või elurikkuse tuge maastikus. Siin on ka 2 linnapilti, üleval on Tallinn või mõlemad on Tallinn, et üks on selline kehvem ja teine on selline parem koht. Ja paremal pool on siis joonis, mis näitab sama rakenduse alusel Tartu linna elurikkuse tuge ja sellist parajat mustrit, mis üsna hästi kattub ka sellega, et kus siis on Tartus selliseid looduslaigukesi ja kus neid ei ole. Ja et tahakski omalt poolt lõpetada, et mind väga inspireerib ka selline termin nagu hea antropotseen, ehk siis nagu olete võib-olla kuulnud, me parasjagu elame sellises ajastus või põgusas hetkes, mida osad teadlased armastavad kutsuda antropotseeniks ehk inimese ajastuks. Ja see antropotseen kõlab nagu halvasti, et ta on justkui halb ajastu, et vähemalt loodusele, aga ta ju ei pea olema halb, ta saab olla ka hea, ta saab olla selline teadlik ja integreerida kõiki neid vajadusi, millega me edasi saame minna ja kõik need on identifitseeritud, kõik nad on olemas ja absoluutselt vajalikud. Ja elurikkad linnad on nende hulgas. Aitäh! Aitäh, Aveliina, väga inspireeriva ettekande eest. Et kas meil on saalis siin tekkinud küsimusi? Et küsimuste jaoks on meil 5 minutit, nii et jõuab ilusti küsimustele ka vastata. Kauem rääkida. Et veebist küsimusi tulnud praegu ei ole, aga äkki on saalis kedagi, kes sooviks mingil teemal küsida? Ei näe kätte merd. Liiga segaselt rääkisin, aga aitäh.